Kui praegu kehtib kõigile õpetajatele miinimumpalk, mis on uuest aastast 1970 €, siis uue karjäärimudeli esialgse plaani järgi saaksid miinimumi vaid kvalifikatsiooniga õpetajad ja teistega saab koolijuht pidada läbirääkimisi ja leppida palga kokku kahepoolselt. Kõige suurem probleem minu arvates on praegu see, et tegemist ei ole karjäärimudeliga pelgalt, vaid tegemist on tehniliselt tegelikult palgaredeliga ja karjääripöörajad ja õpetajad, nagu mina näiteks, kellel ei ole veel vastavat magistriharidust, me jääme lihtsalt välja sellest mudelist. Et see saadab sõnumit õpetajatele, kes on karjääripöörajad või kellel ei ole vastavat kvalifikatsiooni, nagu mina, et tegelikult meid ei väärtustata ja meile ei tasu isegi maksta miinimumpalkagi. Ma ei pea seda absoluutselt tõenäoliseks, et alustavad õpetajad hakkavad vähem palka saama, sellepärast, et riik finantseerib iga õpetajat, ükskõik millises niinimetatud karjääriastme trepistikust ta on, alammäära ulatuses täpselt ühtemoodi. Vanemõpetajate, meisterõpetajate alammäärade maksmiseks annab riik diferentseerimisfondi kaudu koolipidajale raha juurde, aga see baasraha õpetaja miinimumpalga maksmiseks on kõikidel täpselt ühesugune. Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri sõnul on nüüd uue kompromissiga lepitud kokku ka see, et alustavad õpetajad siiski alla alammäära palka ei saa ning lisaks on neil ka töökoha kindlus õppeajaks. Veel kompromissina siis nüüd jõudsime kokkuleppele, et siis õpetaja alammäära peavad siis saama kõik kvalifikatsioonile vastavad õpetajad ja ka need, kes siis õpivad õpetaja koolituses ja töötavad õpetajatena ja siis ka need, kes siis omavad magistrikraadi, aga veel ei oma kutset, ehk siis ka nemad peavad saama alammäära tulevikus ja nende kahe viimase grupiga siis saab ka sõlmida 3-aastaseid lepinguid, tähtajalisi lepinguid, et neil oleks kindlus selleks ajaks, kui nad õpivad ja oma ennast kvalifikatsioonile vastavusse viivad. Voltri sõnul on hirme uue süsteemi ümber palju ja liigub ka palju valeinformatsiooni, kuid nüüd on kõigile, kes mudelisse mahuvad, kindlustatud ka palga alammäär. Eks siin ole ka väga selgelt desinformatsiooni viimastel nädalal tegelikult ikkagi levitatud, et uuest aastast palgad langevad ja langetatakse, mida kindlasti ei saa üldse kuidagi tehagi, sest kui on kehtiv tööleping, siis kellelgi ei saa kehtivat töölepingut siis muuta. Kindlasti ei tasu Eesti haridusel kopeerida mõne teise riigi haridust, see tooks kindlasti bürokraatiat juurde, aga võib kindlasti vaadata muidugi mõned teised OECD riigid, mis neil toimub, no näiteks hea näide on Holland, et miskit sealt vaadata, et kuidas nemad on lahendanud seda mudeli süsteemi. Kallase sõnul on alustavale õpetajale toetussüsteem nüüd just paremini sõnastatud ning toetatud tema õppimist näiteks mentori leidmisega koolist ning väiksema töökoormuse piiriga, et kvalifikatsiooni omandamine paremini sujuks. Samuti nüüd rohkem motivatsiooni ka pikaaegsetel õpetajatel. No meil on Eestis selline olukord, kus väga pika kogemusega ja kõrgete pädevustega kvalifikatsiooni kõrgelt omandanud õpetaja täna töö- ja palgakorralduses ei erine mitte kuidagi sellest õpetajast, kes esimest päeva tööle tuli. Ja Eesti on vist ainuke riik, kus õpetaja kogemus ja pädevus ei loe tema palgakorralduses. Ja väga paljud inimesed ja väga paljud õpetajad, kes on professionaalsed, pädevad õpetajad, on hakanud ametist lahkuma, sellepärast et nad ei näe endal karjääri muutuseks võimalust. Koolidele on antud palgakorralduse rakendamiseks aega. Seadus küll jõustub 1. jaanuarist, kuid uus mudel rakendub 1. märtsist ja suurel osal õpetajatest hoopis 1. septembrist.